olen Ruth Kalda, mina olen oma ametilt perearst, aga mul on mitmeid rolle, et kõige suurem roll on mul Tartu Ülikoolis, kus ma töötan peremeditsiini professorina ja ma olen ka meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan hetkel, aga samal ajal ma töötan siiski osakoormusega ka perearstina. Nii et mul on selline kliiniline roll, õpetav roll kui ka juhtiv roll. Minu õpinguid jäid juba üsna kaugesse minevikku ja oma õpingute ajal me üldse patsientidega suhtlemist ei õppinud. Ja hiljem, kui ma juba töötasin ülikoolis ise õppejõuna ja teadlasena ka ja käisin erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel, et siis ma hakkasin puutuma selle motiveeriva intervjueerimisega kui ühe võimaliku suhtlemise stiilina või nõustamise stiiliga kokku. Ja see pakkus mulle huvi iseenesest päris palju. Ja nüüd siis mingil hetkel, see on kuskil 2000. aastate teisel poole ehk et kuskil 2008-2009, et siis me tegime tihedat koostööd Tervise Arengu Instituudiga. Ja Tervise Arengu Instituudis üks mulle väga oluline kolleeg, Tiia Pertel, küsis kord minu käest, et milliseid koolitusi võiks Tervise Arengu Instituut pakkuda perearstidele ja üldse esmatasandi tervishoiutöötajatele, et milles me puudust tunneme. Ja siis ma tõepoolest ütlesin talle, et mulle tundub, et motiveeriv intervjueerimine midagi sellist, mis meil täiesti puudub tervishoius, et meil puuduvad ka tervishoiu valdkonnas selle eksperdid, et kui Tervise Arengu Instituut saab seda aidata korraldada, et siis see oleks väga hea. Ja sealt see tegelikult lahti läkski. Tervise Arengu Instituudiga koostöös, et kõigepealt siis organiseeriti sellistele tuumiktiimile või teatud meeskonnale minu kolleegidele ülikoolist motiveeriva intervjueerimise koolitus, kus siis rahvusvaheline koolitaja või ekspert tuli siis Šveitsist, siis koolitas meid ja siis me hakkasime koostöös teiste valdkondade juba nagu motiveeriva intervjueerimise spetsialistidega koolitama teisi tervishoiutöötajaid. Ja seetõttu, et selgus, et motiveerivat intervjueerimist kasutatakse hariduses kui ka korrektsiooniasutustes ja siis nendega koos siis me esialgu siis oma sellised esimesed õpetajakogemused saime. Ja niimoodi see lahti läks, nii et ma arvan, mingi lähima 3, 4, 5 aasta jooksul me ikkagi ligi 1000 tervishoiutöötajat ka koolitasime, õppisime koolitamise käigus. Et see on see esimene kokkupuude. Minu jaoks on ta tegelikult selline mitte ainult tehnika, vaid kogu selline suhtumise ja suhtlemise viis. Et seda ka nagu rõhutatakse üldiselt, kui juba motiveerivat intervjueerimist õppima asutakse, et tegemist ei ole lihtsalt nagu selliste mingi kätte õpitud oskustega või tehnikaga, vaid kogu mõtteviis on see, mis motiveerivat intervjueerimist iseloomustab ja kujundab tegelikult üsna palju. Et see on hoiak, pigem selline ja ta kindlasti on hästi palju seotud inimese enda sisemiste väärtushinnangutega ja arusaamadega, mida siis, kui sa seda ka tehnikaid omandad, see aitab sul ka neid ümber kujundada. Et esimest korda puutusin kokku üldse rahvusvahelistel konverentsidel, seminaridel niimoodi osalejana töötubades, kus ma veel väga hästi ei teadnud, millega tegemist on, aga siis päris esimene reaalne kokkupuude oli, kui meile tuli rahvusvaheline koolitaja Šveitsist, kes ise oli perearst ka ja kes siis tegi esimestele treeneritele, tulevastele treeneritele koolituse ja see oli mitmepäevane koolitus jätkukoolitusega seonduvalt ja seal ma siis puutusin reaalselt kokku sellega ja esimene asi, millega me tegelesime, oligi nagu mingite väärtuste, hoiakute, küsimuste lahendamisega. Et ma sain aru, et enne kui me läheme mingite konkreetsete tehnikate juurde, et ma pean tegelema endaga, enda nagu selliste sisemiste veendumuste, tõekspidamiste, arusaamade ümberkujundamisega ja võib-olla ka nagu sellega tegelema sellega.
ja see oli selline esimene kokkupuude, aga see tundus mulle väga loomulik ja normaalne, et minu jaoks oli see kuidagi nagu iseenesestmõistetav. Ma pigem mõtlesin, et ahaa, et nüüd ma saan nagu ka mingi tööriista, mis tegelikkuses nii-öelda vastab minu enda tõekspidamistele ja hoiakutele. Et mulle tundus see sobivad kohe algusest peale. Toon siia võib-olla sellise töötamise praegu arstina, perearstina, et tavaviisil või tavapärasel viisil on harjutud mõtlema, et arst on ekspert ja arst teab kõike. Ja arst ütleb patsiendile, et kuidas peavad asjad käima, kuidas peavad olema, mida tema peab tegema ja oldigi harjutud pidama selliseid pikki võib-olla selliseid lausa loenguid, miks mingi asi on oluline patsiendi jaoks või et miks ta peab midagi nagu tegema. Ehk et arst kui ekspert. Nüüd see motiveeriv intervjueerimine toob sisse sellise olulise põhimõtte nagu partnerlus ja koostöö. Ja see tähendab seda, koostöö tähendab põhimõtteliselt seda, et patsient kaasatakse erinevate otsuste tegemisse. Mitte kõikjal ei ole see võimalik või ei ole alati kohe mingil hetkel võimalik, aga hiljem siiski on jälle. Et toob veel koostööelemendi sisse ja ütleb ka selle, et siin on 2 eksperti. Ehk et arst on professionaal nii-öelda kõike sellest, mis puudutab nagu meditsiinilisi teadmisi, aga kõik see, mis puudutab patsiendi elu, patsiendi väärtushinnanguid, patsiendi võimekust, seal on patsient ekspert. Et me lihtsalt toome 2 eksperti kokku ja teeme omavahel koostööd, et leida parim sobiv lahendus just selle konkreetse patsiendi jaoks. Nii et see on see, mis oli erinev sellest traditsionaalsest käsitlusest. Ehk traditsiooniline viis on see, et ülevalt alla nagu justkui patroneerib, aga MI räägib partnerlusest ja koostööst. Mina kui perearst saan tegelikult seda kasutada päris sageli oma töös. Ütleme, et see on igapäevane tööriist. Ja kui seda on piisavalt palju harjutatud, siis ta nagu muutub märkamatuks sinu töö osaks või sinu suhtlemise viisiks. Nii et sa ei peagi mõtlema selle peale, et nüüd ma kasutan seda teist või kolmandat vahendit, et see on nagu iseenesest mõistetav. Ehk seal on väga palju erinevaid kasutamisvõimalusi. Et kas siis näiteks tõepoolest patsiendiga koos arutades mingisuguste ravivõimaluste üle, kus patsiendile siis jagada informatsiooni just talle sobival viisil või siis nende ühikute kaupa või neid teadmisi, mis talle just nagu on vajalikud sel hetkel, uurides nagu tema enda teadmisi või see, mida ta on juba teinud. Saab rakendada tegelikult ka näiteks kas või eluviisi nõustamise juures, sest eluviisi nõustamine on teadaolevalt või eluviisi muutmine on teadaolevalt ikka väga raske või üks raskemaid asju, eks ju. Käitumuslikud muutused on alati kõige raskemad. Et just nimelt leida üles patsiendi enda sisemine motivatsioon. Ja ma arvan, et see motiveeriv intervjueerimine ongi just selles mõttes väga oluline, et ta aitab patsiendil endal tegeleda oma sisemise motivatsiooni leidmisega ja seda tuua nagu välja ehk et ka sõnastada ja ka patsiendi enda näiteks võimekust, eks ju, välja tuua ja aidata tal ka endal seda sõnastada eesmärke, kuhu ta võiks liikuda. Et näiteks siis seesama näiteks, kui me räägime eluviisi muutmisest, et kui mingil hetkel on hästi oluline mingid elumuudatused sisse viia, kas või näiteks selleks, et teatud haiguste riski vähendada, siis kõigepealt aru saada, et kuivõrd oluline see patsiendi jaoks on, siis teiseks, mis on tema jaoks oluline, et ta saaks ette võtta selle soovitud muutuse saavutamiseks ja siis, et kuidas seda teha. Et need kõik on nagu need asjad, kus mina saan abiks olla just nimelt selle tee ja suuna ja valikul. Aga näiteks ka sellistel puhkudel, kus on väga keerulised ravivalikud, et patsient saaks teha teadlikke otsuseid, siis selleks ma peaksin nii-öelda patsiendi igakülgselt informeerima, andma talle aega, andma mõelda, et kõikidel nendel puhkudel ravisoostumuse parandamiseks. Et see on suhteliselt nagu selline lai valdkond. Aga ka siis, kui on tegemist väga keerukate probleemidega, näiteks nagu läbipõlemisega,
vaimse tervise probleemidega, et ka seal saab tulla abiks motiveeriva intervjueerimisega just nimelt selles osas, et aidata tal leida neid lahendusi, sest et sageli inimestel endal on olemas nagu sisemised ressursid. Nad ei pruugi sellest kohe nagu teadlikud olla. Ehk et aidata neid nii-öelda neid sisemisi ressursse leida või nende jaoks nagu et nad jõuaks ise selgusele, et neis on see võimekus olemas. Mõnikord me ei tea, eks ju, seda ise ka. Aga siis see kõik on nagu see, kus ma saan nagu toeks tulla. No kõigepealt näitab see seda, et arst on huvitatud patsiendist. Ma arvan, et kui patsient tajub, et arst tõepoolest kuulab ja ta näitab seda kuulamist välja, sest et peegeldamine on midagi see, mis näitab, kuidas mina olen aru saanud, kuidas mina olen kuulanud ja kas ma olen õigesti aru saanud. Ja kui ma seda teen, siis see ilmselt süvendab sellist nii-öelda usaldust ka. Et ma võin öelda, et ma tegelikult enne, kui ma motiveeriva intervjueerimise tehnikaid õppisin päriselt ka ja see peegeldamine üks nendest tehnikatest on, ma tõepoolest arvasin, et ma olen hea kuulaja, sest ma kuulasin tõepoolest patsienti, aga sellest ei piisa, et sa pead ka näitama patsiendile või kuidagi nagu talle selgeks tegema või arusaadavaks tegema, et sa tõepoolest kuulad. Ehk et mul oli nagu tavaks, et ma nagu niimoodi vaikides kuulasin, noogutasin ja arvasin, et ma kuulan piisavalt palju, et ma tegelikult ei domineerinudki patsiendi üle selles mõttes, et ma ei rääkinud rohkem kui patsient. Aga ma ei näidanud ka mingil viisil välja, et ma olin õigesti aru saanud või et seesama peegeldamine võimaldabki seda nagu välja tuua. Ehk et hästi oluline on see, et sa läbi peegeldamise näitad, kuidas sa mõistsid, millest sa aru said ja et sa tõepoolest oled kuulanud. Et selle tähendusruumi loomine on ka hästi oluline, sest vastasel juhul patsient ei tea seda. Mina sain tegelikult tagasisidet, et ma ei kuula, kuigi ma ise arvasin, et ma olen kuulaja. Ehk et kui sa seda ei näita, et sa kuulad, ei näita oma mingisuguste nii-öelda parafraseerimiste või mingite tehnikatega, siis ei pruugita arvata, et sa tegelikult päriselt ka kuulad. Ja nii päriselt ka on, et sa võid teha näo, et sa kuulad, aga samal ajal lülitad enda välja, eks? Ja kui sa seda näitad, siis tähendab see, et sa oled olemas, sa oled kohal. Ja selline sügavam usaldussuhe, et see tegelikult loob nagu aluse kõigele muule, eks ju. Seal siis patsient avab ennast paremini, ta julgeb rääkida, kui ta näeb, et sa oled aru saanud, sa oled mõistnud, sa oled kuulanud. Ja see, kui ta julgeb ennast avada, mõnikord avab ta ennast ka sellisel viisil, et ma saan nagu paremini aru, miks mingi asi ei toimi, eks. Ja teine asi ka see julgus, eks ju, avada. Julgen usaldada ka neid asju, mida ma võib-olla muidu ei julgeks. Aga mis näiteks kas või selle ravisuhte puhul on hästi oluline, et näiteks kui ma ei saa aru, et miks näiteks mingi ravi ei toimi või miks näiteks mingid asjad pole võimalikud, et siis kuulates patsienti ja kui ta ennast tõeliselt avab, siis see võib-olla, et on see, mis nagu paneb mind ka mõtlema, et aga võib-olla on ka teisi võimalusi, teisi lahenduskäike, eks ju. Ma olen selle peale mõelnud, et kuidas see nagu on aidanud mind kõigepealt. Sest et ma arvan, et MI ei aita ainult mitte patsienti, vaid aitab arsti ka väga palju, kui me räägime arsti elukutsest. Et kuna oma olemuselt on tegemist, eks ju, sellise koostöövormiga, partnerlussuhtega, empaatilise suhtlemisega ja tegelikult ka sellise aktsepteeriva suhtlemisega, et me ei kipu vaidlema, me saame aru, eks ju, püüame nagu üksteisele läheneda, et siis ta tekitab vähem pingeid. Ja see on kohe tunda, et patsiendid ei räägi sulle vastu, sa ei konfronteeru nendele, sa ei väsi sellest ära, sellest suhtlemise stiilist, sest et see on nagu tavapärane selline, nagu selline kahe inimese vaheline suhtlemise stiil, kas või kahe sõbra, patsient ei ole sõber, aga kuna sul ei ole seal pingeid ja konfronteerumist vahel, vasturääkimist vahel, siis ei väsita ja sa tunned seda tööpäeva lõpus, et ta ei ole väsitanud mind. See patsientidega suhtlemine ei väsita mind niivõrd kui varem, et see ei ole stressi tekitav
ja seetõttu sa ise ka oled nagu ütleme nii-öelda, sa ei põle ise läbi nii palju, eks ju, ja sa oled rohkem rahul sellega. Ja see ei tähenda seda, et sinul ei ole oma otsustusõigust või et sa ei tea, kuidas asjad peaksid käima või et sina arstina ei saa öelda oma arvamust välja, saad küll, aga see on see, et ma ei suru seda peale, ma püüan nagu nii-öelda seda otsustamise protsessi viia selliseks võimalikult kahe inimese vaheliseks selliseks protsessi, nagu ütleme, suhtlemiseks, kus ka patsiendil on õigus öelda või oma arvamust avaldada ja öelda, miks miski asi ei toimi ja mis tema meelest toimiks nagu paremini. Ja kui me niimoodi jõuame selle käigus nagu sellisele mõlemat pooli rahuldavale otsusele, et siis see on ju väga suurepärane. Teine asi, et see ei piira minu kui arsti otsustusõigust või võimalust öelda välja, kui mina ütlen, või ma leian, et mingi asi on ikkagi õigem valikuviis. Et ma saan selle alati välja öelda, öeldes, et aga otsus jääb teie teha, et mina arstina näen seda, et see on siiski oluline. Aga lõplik sõna jääb siin teile ja kui te nagu, et mis need kaalutlused on, eks ju, kui te sellise valiku teete, siis juhtub nii, kui te sellise valiku teete, siis on siin riskid, et see, mis teie valik on siin, aga ma olen saanud selle ära öelda, nii et mulle nagu lõppkokkuvõttes ka ei jää see nii-öelda vastutus, et me jagame seda vastutust ja selle võrra on see ka jällegi taaskord mulle endale selline vähem stressi tekitav, eks. Aga see kindlasti ei tohi olla manipuleeriv, et see peab olema selline nii-öelda ikkagi teadlik vastutuse jagamine, aga mitte nagu manipuleerimine, et me kuidagi nagu survestame ikkagi teatud suunas, et siin on see tasakaalu leidmine muidugi on peenkunst. Neid on mitmeid, võib-olla sellisemad kõige nagu sellisemad sagedamini kostuvad sõnumid on see, et teiega vestlemine on juba nii palju nagu mulle andnud, et ma tunnen ennast juba praegu palju paremini. Ehk et isegi see vestlus võib olla ravimise enesest, eks ju. Et ma ei peagi võib-olla retsepti välja kirjutama, et mõnikord on aidanud seegi või näiteks. Või et mulle on nagu mitmed patsiendid öelnud, et mulle meeldib see, kuidas te räägite minuga. Kohe otsa on öelnud. Et need on nagu sellised lihtsalt mõned repliigid, eks ju, mis on nagu kostnud. Aga kui ma peaksin näiteks mingisuguse juhtumi välja tooma, siis ma mõtlesin selle peale, et ma toon siin välja ühe üsna keeruka juhtumi, mis näitab ka seda, et alati ei pruugi sellest nagu lõplikult abi olla. Aga et mõnikord on abi näiteks mingiteks hetkedeks või et näiteks kas või väikesed sammud on need, kus võiks nagu rahul olla, et ei pea alati olema mingi väga, väga suur põhimõtteline elumuudatus, aga väiksed sammud iseenesest, eks ju näiteks. Või kui ma võin ka 2 juhtumit tuua välja, eks ju. Üks on siis see esimene, et kus patsiendil oli väga tõsine alkoholiprobleem ja selle alkoholiprobleemi tõttu tekkisid tal ka väga olulised tervisekahjud. Ehk et ta sai ka aju verevallanduse, mille tagajärjel ta ikkagi pidi absoluutselt kõike uuesti õppima. Ja tal oli see taastumine võttis tal aega ja tavapäraselt on nii, et see nad sellest tulevad välja, kui nad tulevad sellest välja, siis nad võivad oma elu muuta, aga see muudatus ei pruugi püsida ka väga pikka aega, et nad võivad tagasi langeda ikkagi. Selle patsiendi puhul ka see oli, et ta siiski suutis oma elu muutuse ellu viia kuskil 9 aastaks ja siis tal hakkas tagasi see vana harjumus, selle alkoholi tarvitamise nagu kahjustav tarbimine. Aga siis me arutasime väga pikalt seda, et mis on see nagu, mis on tema elus nagu oluline ja kuidas ta saaks nagu toime tulla sellega, et me nii-öelda seadsime nagu lühimad eesmärgid, mitte nagu see, et lõplikult loobuda või mis see siis on või et elu lõpuni. Et tema jaoks oli näiteks, kus tal see motivatsioon tekkis, oli see, et ta ei saanud autot juhtida. Tal võeti autojuhtimise õigus ära.
aga siis selline läbiarutamine, et kuna talle on oluline see autojuhtimise õigus, esiteks töö tegemise seisukohalt ja teiseks ka selline kuidagi nagu enesetunde seisukohalt, et kuidas ma ei saa autot juhtida. Et siis me sättisime selliseid pisikesi eesmärke, ta käis nagu minuga läbi rääkimas alati ka seda, kuidas tal on õnnestunud, ehk et kõige esimene on see, et sa pead aasta aega olema täitsa kaine, et sul ei tohi olla nagu selliseid tagasilangusi aasta aega, eks ju. Ja sellise aastakaupa eesmärkide sättimine. Aga selline usalduslik suhe tekitas selle, et kui tal oli väike tagasilangus, siis ta käis ka minuga rääkimast, et aga nüüd juhtus sihuke tagasilangus, et mis ma nüüd teen, et kas autojuhtimise õigus võetakse ära. Aga kuna tal siis me rätsime eesmärgi, et ta ei lähe mitte kunagi purjus peaga autorooli. Et vaat selliste eesmärkide seadmine väikeste sammude kaupa, eks ju, et teda aitas nagu tegelikult see ka. Ja mina alati ütlesin, et ma usaldan sind, et ma luban, aga kui sa kuritarvitad usaldust ja sa jääd purjus peaga vahele, siis see usaldus on nagu rikutud. Siis ma saan teha nii, et sul ei ole autojuhtimise õigust enam, sest et minu otsusest sõltub see. Nii et selline usalduse nagu timmimine oli siin. Aga teine nagu selline hea juhtum, mis mul meelde tuli, oli see, kuidas ühel üsna nagu sellisel eakal patsiendil, üle 60-aastane mees oli väga palju erinevaid kroonilisi haiguseid. Ja tal oli palju erinevaid ravimeid ja tal ravimsoostumus ei olnud väga hea. Ehk et ta nagu ise reguleeris, et mis ravimeid võtab ja mis ta ei võta. Ja ükskord me arutasime temaga sellest lähtuvalt, et mis on nagu talle elus tähtis. Et oluline on see, et saada aru, et mis talle üldse elus tähtis on, mis nagu motiveerib teda tegelikult elada veel näiteks 15 või 20 aastat, ta oli kuskil üle 60. Ja siis ta ütles nagu, et tegelikult teda motiveerivad tema lapselapsed, et tema laps oli ise haige, tema tütar. Et seetõttu üsna suur raskus lastelaste eest hoolitsemiseks lasus tema peal. Ja siis me arutasime, et aga kuidas ta saaks et ta tahtis näha seda, et kuidas lapselapsed saavad täiskasvanuks ja nad lõpetavad kooli ja näiteks saavad iseseisvalt juba hakkama. Aga kuidas see läheb kokku sellega, kui ta neid ravimeid ei tarvita? Et just nimelt nende ravimite tarvitamine aitakski tal hoida ära neid väga raskeid haigustüsistusi ja võib-olla jõuda lähemale sinna, et ta 15 aasta pärast näebki, kuidas lapselapsed lõpetavad gümnaasiumi ja asuvad iseseisvalt, eks ju, oma elu seadma. Ja kuidagi nagu selline tema väärtushinnangute läbirääkimine just nimelt sellisel viisil oligi nagu see, kus ta jõudis siis sellele eesmärgini, aga tõepoolest tegelikult. Et me rääkisime ka sellest, et kui palju ja kui suur on tõenäosus, et näiteks selle püsiva ravimi tarvitamise tõttu siis on tõenäosus, et ta näiteks ei saa tüsistusi nagu ajuinsulti või infarkti. Et sellised motiveeriva intervjueerimise tehnikad aitavad mõnikord nagu sellised pikemaid eesmärke seada, aga mõnikord aitavad ka sind selles, et sa rahuldud ka väiksemate sammudega, kui sa näed, et pikk eesmärk on liiga suur, eks ju. Et mõlemad viisid on võimalikud. Põhimõtteliselt on see motiveeriv intervjueerimine, nagu ma ütlesin, selline suhtumise ja hoiakute küsimus. Ehk et kui sa võtad selle sama hoiaku, et sa kuulad, et sa oled avatud alati, eks ju, koostööle, mõistmisele, empaatiale, siis ma arvan, et need on rakendatavad küll täiesti selgelt, eks ju. Küll on, ma arvan, siin on mõned teatud ohukohad, mida peab ka teadvustama väga selgelt. Ehk et motiveeriv intervjueerimine on siiski nagu ka teatud määral tööriist. Ja et sa ei ajaks neid rolle nagu sassi, eks ju, endas. Et kas sa oled siis partner või sõber või sa oled siis see, kes kasutad tööriista mingi eesmärgi saavutamiseks. Eks ju, et motiveeriv intervjueerimine on siiski tööriist, mis aitab nii-öelda ka jõuda kuhugi eesmärgini. Mõnikord on väga hea, kui sa selle motiveeriva intervjueerimise tehnikat kasutad selleks, et su sõber või elukaaslane või pereliige, eks ju, saaks paremini aru, et kuhu suunas ta nagu liigub. Aga sa pead päris aus olema ka selles, et
et sa ei kasuta seda mingil manipuleerimise eesmärgil, eks. Et tegelikult, eks ju, manipuleerimise eesmärgil ei peaks kasutama ka suheldes patsientidega, et mõlemad asjad peaks nagu selged olema. Aga et sa nagu tõepoolest oled nagu ka läbipaistev selles, eks ju. Ja noh, mina isiklikult mõtlen, et mõnikord on näiteks sõber olles või pereliige olles ei ole sul vaja kindlasti jõuda kuhugi eesmärgini. Mõnikord sa võtadki selle sõbra hoiaku, kus sa lihtsalt kuulad, aga et oledki nagu sõbranna kaasas või et lihtsalt mõistad ja aktsepteerid, aga sa ei pea liikuma kuhugi eesmärgi suunas. Ja noh, mis ma nagu alati mõtlen ka, et võib-olla see ei tohiks nagu muutuda selliseks kunstlikuks või ainsaks suhtlemise viisiks. Et meid hoiatas näiteks ka seesama meie esimene õpetaja, Šveitsi perearst, kes meil õpetas seda. Ta rääkis väga ilmekalt ühe juhtumi, mis mulle on siiamaani meelde jäänud. Ta ütles seda, et kui tema ise õppis seda ja ta nagu rakendas seda oma patsientide peal ja siis kui et tema pereliikmed näiteks tabasid ära, et kui ta on hakanud kasutama seda nendega suhtlemisel ja ta ütles, et tema näiteks lapsed ütlesid talle mingil hetkel, et don't do that, ära tee seda, eks ju. Et nad tabasid ära, et ta rakendab mingeid tehnikaid, mis on tegelikult tema nagu arsti tööriistad. Ehk et sa justkui pead tunnetama ikkagi seda piiri ka, et kus sa siis oled lihtsalt nagu pereliige ja kus sa siis teed seda nagu mingisuguste nagu eesmärkide saavutamise nimel. Et samas jällegi empaatia, arusaamine, kuulamine, need on universaalsed. Et sa aktsepteerid teist inimest, see on ka universaalne oskus. Jah, aga sa pead tunnetama ära selle piiri, kus see läheb nagu selliseks professionaalseks tööriistaks ja kus sa siis lihtsalt oled nagu selline pereliige, mõistev pereliige. Ja tegelikult on see päris keeruline küsimus. Ma täitsa olen selle peale mõelnud ka ja noh, ma ikkagi, kui peab ühe välja tooma, siis ma arvan, et see on selline partnerlus ja koostöö või partnerlus, sest et kui sa ütled partnerlus, siis see juba oma olemuses tähendab koostööd, see juba tähendab, eks ju, vastastikku nagu sellist aktsepteerivat suhtumist, arusaamiste nagu ühtlustamist. Et see loob nagu aluse ka teistele asjadele, mis MI-s on oluline, eks ju, autonoomia ja empaatia ja selline aktsepteerimine, muud sellised hästi olulised printsiibid. Nii et see partnerlus ilmselt on selline asi. Jah, kindlasti on. Seda on juba praegu nagu väga raske tagantjärgi võtta, eks ju, või öelda seetõttu, et see on suhteliselt kaua olnud nagu minuga kaasas. Ma kindlasti tänu MI-le saan aru seda, et muutused ei ole lihtsad ja ka seda, et selleks, et inimesi, et ma ise ei saa inimesi muuta, aga et mida ma saan teha, on see panna neid ise rääkima oma muutusest. See on pannud mind aru saama selles, et muutub see, kes räägib, et mina ei tohi ette öelda, miks on oluline muutuda, vaid seesama inimene ise peab jõudma selgusele, miks tal on oluline muutuda, et mina lihtsalt võimaldan tal selle välja öelda kõvasti. See on pannud mind aru saama sellest, et kuulamine ei ole asi iseenesest, vaid ma pean oskama ka seda välja näidata, et ma kuulan. Ja no see on pannud mind tegelikult põhimõtteliselt aru saama ka seda, et kuigi MI on selline nagu suhtumine, hoiakute olemuse küsimus, on siiski olulised ka tööriistad, aga et neid tööriistu peab oskama nagu erinevates hetkedes oskuslikult kasutada, ehk et mõlemad on olulised. Ehk et võib-olla nagu see ongi see nagu kõige olulisem asi. Samas, kui nii-öelda veel välja tuua mõned olulised aspektid, siis ma olen ka leidnud seda, et MI ei ole ka igal pool rakendatav. Et see ei ole see, et ta on nii universaalne, et ma alati nagu saan seda rakendada. Et on hetked ja olukorrad, kus ma pean ikkagi väga selgelt nagu jõuliselt võib-olla mingi otsuse ära langetama,
näiteks kas või arstina erakorralised kriitilised situatsioonid, kus mul ei ole aega arutada. No lihtsalt ei ole. Et see on elu küsimus mõnikord või selline nagu ohutuse küsimus, et ma teen otsuse nagu ära ja siis alles, eks ju, pärast tagantjärgi on mul aega ka arutada või läbi rääkida, et miks sellised otsused on tehtud. Nii et see on näidanud mulle ka seda, et kus need piirid on. Jah. Ütleks, et motiveeriv intervjueerimine on kindlasti üks väga olulistest tervishoiutöötajate tööriistadest või sellistest oskustest, mida ta nagu võiks vallata. Et see ei ole ainus suhtlemise viis, aga ta on üks väga tunnustatud suhtlemise viis laialt kasutusel. Et see väärib kindlasti nagu õppimist, aga ta ei ole ka selline, mis on kiiresti nipsust omandatav. Ta nõuab harjutamist, praktiseerimist, tegelikult ka reflekteerimist, et kuidas mul on nagu välja tulnud. Et ta nõuab ka superviseerimist, nii et sellega tasub tegeleda. Ta kindlasti rikastab ja ta paneb või annab sulle ka nagu mõnes mõttes uue perspektiivi. Aga et sinna kõrvale võib omandada ka väga palju teisi erinevaid suhtlemisviise veel.